siin ikka väga hea kodutee. And here is my very good friend from Estonia, Siim. And it's been about 6 years since we have played together, and it's an honor that he's visiting the island. And Lemmiklaul. Meie seiklustaim on reisida meile meeldib, söögid ja tujuvad, seda teeksime me veelgi. Jumala hea poe nimi. Nii. Ühesõnaga, meie tulime jala linna nii-öelda. Hommikul mõtlesin, et jube jama ikka, et me elame seal kuskil džunglis ja ise liikuda ei saa ja siis vaatasin kaarti, et circa 15 minutit kõnnib siia, nii et tegelikult me ei ole üldse kaugel, aga rolleriga ringi sõitus on see tundunud nagu selline teekond, mida jala ei läbi, aga tegelikult on väga okei. Ja rekkamehel on vaba päev. Noh, õhtu tähed vähemalt. Rohkem ma ei taha linna jaha. Viskit ju. Ei pea minema sisse. Kutsu tuli. Ringutud jälle. Ringutud on magamid on. See on mingi vana buss. Mida see suur oli? Aga siin on house for rent. Mingi hipibuss. See on täiesti painedesse kasvanud, vaadake. Ossa poissi, kui palju kasvasin. Milleks need on? Mis lihased need on? Niimoodi saab siis tulla sadamasse. Siin on see pileti see koht või kus need lähevad reisijad. Kui sul piletit ei ole, siis sa saad tulla siit. Sadamaas käib õhtune häng, noored hängivad. Kihlu sain sadamat pidu veel. Ja. Sellise kujuga see kohtpang on. Meie oleme, ma ei tea, kuskil siin. Ei, siin on sadam. Aha. No me elame kuskil siin. Ja oleme siin linnas praegu. Too päev, kui me käisime selles rannas, kus olid suuremad lained, siis see oli see Haadrinn, kus läks mägitee ja kuskil siin vahepeal olid need Viirelaiuvillad. Ja siis me oleme käinud siin hängimas päikseloojangutel ja ma ei teagi, kuhu maani me oleme läinud. Kohma. Sinna oleme läinud? Siin käisin minna. Aga ma ei tea, kuhu me läksime. Ühesõnaga kuskile siia, et kõik see osa on meil tegelikult avastamata. Jumala äge puu, sinna võiks kiige teha varsti. Väga ägedad. See on Liisa lemmik. Minu lemmik on see. See on sinu lemmik või? Mina mõtlesin, et sinu lemmik Siim on see Siim. Mulle meeldib tema ja tema ka. See on ka lahe, jah. All. Siin on veel, jah. Ja need on seotud, et nad kasvaksid niimoodi teatud moodi. Tema jääb selliseks sirge. Jah. Kaks tema läheb mul vaia. Väga huvitav. Rekka paneb hullu. Täiega ehmatasin. Aga kuigi ma hoolsin juba enne, et tuleb mingi hullu hooja signaaliga. Ikka ehmatasin. Ei saa me läbi Hispaaniata. Mehhiko. Hispaania keeleta, ma tahtsin öelda. Siis. Yo tengo una Mexico. Paista.
Siim kuulis oma lemmiklaulu ja läks kohe trummi taha. Lemmiklaul. Väga äge Mehhiko koht on see. Jalgrattad ripuvad laes. Ei kostu väga. Nii alles. Turg pakib ennast vaikselt kokku, järjest sõidavad siit ära kärukestega. Mis siin toimub siis päeva? Me võime tulema vaatama. Tühi, ma arvan. Plats peaaegu tõsi. Enne kuulan. Mis asi? Ei, tegelikult ei ole, igal pool tehakse nii, aga ma ei tea. Ise ei vitsiks. Iga kord ma esinen trummid kokku ja lahku. Täiesti haige töö. Aga jah, me vaatame, et iga jumala oma päev nad pakivad kokku lahti. Ja mõtlesin, ise ei vitsiks, ise teen trummidele täpselt samas. Vahest 4 korda päevas. Täpselt sama asi. Aga nad on päev läbi siin ka. Nad on natuke vähem. Vahest on päev läbi ka muidugi. Panen sinised trummid ja siis suvepäevas vaatad. Käibki niimoodi. Ma 30 trummi üles, on jalad alla, 90 jalga. Siis paneb pärast kokku, läheb järgmine. Ma mõtlen sama. Ja siis vaatame neid siin. Oi, toob oma leti, siis paneb kokku, sõidab minema sellega. Tavaline tegelikult. Kui sa oled seal sees, sa ei saa aru. Sest nii on ja sa ei mõtle, et see või kui halb. Sa lihtsalt teed, mis vaja ja... Kõlb, näed. Käima. Sõida ära. Nüüd varsti tuleb tordule ära. Ise nad ju ei maga siin. Ma vaatasin, seal oli ka, üks pere oli seal, nemad lükkasid enda maja ette, teised lükkasid suurele platsile ja laps oli järkvel ja ma ei tea, kell on 12, aga laps läheb kooli homme ja nemad tulevad siia tööle ja ma ei tea, mis kell nad ärkavad või mis kell nad magama lähevad. Oi, enne sellest rääkisin. Et nad elavad seal samas, panevad hommikul püsti, lapse saadavad kooli, 5:30 ärkavad, lapse saadavad kooli, siis tulevad ise tänavale, laps tuleb koju, tuleb sinna kõrvale, õpib või mängib ja siis lähevad öösel magama. Siis kui kliente enam pole, siis kui turistiku ära lõpeb, 11, 12, 1, osad on veel siin nähtud. Vietnamis me nägime seda, et neil on kombeks nagu näppida põhimõtteliselt püstijalu rolleri peal. Või oma tooli peal, tööpostil. Tukastada. Nad tukastavad, et sellega nad ilmselt puhkavad, et nad igal hetkel korraks magavad ja sellest juba piisab sulle, et sa jälle saad oma päeva jätkata, et neil võib olla see pikk ööuni, pikk ja ühtlane ööuni ei olegi nagu nii tähtis, sest nad on õppinud tukastama igal pool. Endal ka ei ole nii pikka ööuni sellest. Või nagu on ka. Aga meie magame külmas selle pärast, aga soojas sa ei saa magada nii kaua. Tegelikult päikesest saab energiat, nii et milleks magada 8, kui saab magada 40. Räägib see, kes magab 11. Vaatame, kas nad panevad raamistiku kokku. No ükskord oli ju eriti pull mul. Ma räägin veel monoloogi edasi. Räägi. Mul oli Lillepaviljonis esinemine. Oli trummi UV-show. Reedel. Laupäeval oli ka Lillepaviljonis esinemine.
trummi UV-show. Sama asi mõtlesin, et davai, ma jätan oma trummid sinna, kas saab? Ei saa, et lava võetakse maha. Okay, aga ma panen see treppi alla, panen kokku nii palju kui vaja. Okei. Ja oligi nii, et see oli mingi räige lava, räme produktsioon, kõlarid, lavad, värgid, särgid. Võeti öösel maha, järgmine päev panin täpselt samasugune asi kokku, aga teine firma. Jaa. Sihukesed asjad tehakse. Ma mäletan seda. Ma olen naljakas. Aga teine firma oli ja ei saanud. Nojah. Ei saanud jätta üles. 2 firmat ei saanud kokkuleppel oma vahel. Ei nojah, konkurendid. Panevad rattad alla nendele. 2 rattast alla. Vaata. Võtavad üles, võtavad ratta. No. Siim hakkas juba appi jooksma neile. Kui nad oleks hakanud nüüd kokku, toks. Siis oleks. Aga eks need on jah, need lääne inimesed vaatavad siin neid töökaid inimesi ja tahaks kohe nagu päästma hakata. Ja koertega on samamoodi, lääne inimesed tulevad siia saartele ja tahavad kohe kõiki koeri päästma hakata ja siis on grupid on täis neid kuulutusi, kuidas, et oi, ma võtsin omale koera, aga mul tuli family emergency ja ma pean nüüd minema oma kodumaale ja kes jääks mu koera hoidma ja ma maksan söögi ja arsti kõik kinni ja siis tulen sellele koerale järgi või lasen ta saata ja siis lihtsalt kaovad ära. Ei tule järgi enam, jah? Ei tule. Sest kodus kaob ära see tunnu koer. Jah, kodus kaob see emotsioon ära. Täis häide. Laske ära. Käin appi. Vissi. Nunnud. Vissi. Neid me iga päev tervitame siin mööda sõites. Kas nad on mingi kõigega? Tigu! Ja. Meil on siin ikka väga hea kodutee. Ma mõtlesin, et kellelgi see Facebooki kõne. Jaa, nagu algus oli see Messengeri kõne, jah, täpselt. Tegelikult ma mõtlesin ka ise, et algus oli siuke. Sireeni need. Et jalutamiseks täitsa okei tee, see pole väga tihe ja see on valgustatud, et selles mõttes nagu... Ja mul on Sketchersi kuuolkid. Ja kui me seda rolleriga läbi sõidame, siis iga kord on mingid uued helid, mis on äge. Teodan siin ka mingiks arvad. Siin on konnakoor. Kui vihma läheb, siis on räige. Hästi veel. Kes seda häält teab? Seda häält ma ei ole enne kuulnud. Kuskil siin rahas on. Konn või? Pidin südari saama praegu, keegi raputas. Sama põrnika. Ei tea, see on päris nagu kukaraatša. Ta on räme suur, see ei tule välja siit videost, aga ta on jõhkralt suur. Ootan käppi. Ära võtta, ta on minu pöidla. Okei, ta on isegi sama pikk kui minu väike sõrm. Püsti kah. Ja siis lendab. Jaa, nii võiks ta püsti ja Ei, ta on hirmus. muidu auto tuleb. Siis ta on... Ui, ta sai püsti. Tegelikult ka. Kus ta on? Ma just mõtlesin, et ma aitan teda, kui see auto läheb ära. Täitsa pekkis jälle täpselt alla. Ta sai püsti jaa, aga... Tigu mina lohutama. Vaata tigu, see suur tigu on isegi nii väike ta kõrval. See tigu jääb järgmisena alla, kui sa siia jätad. Las ta lohutab natukene. Okei, tule nüüd ära. Ära nüüd teda kaasa võtta. No, Normaalsed looduse eksperdid. Nojah, see jäi samamoodi alla. Skorpion. Jaa. Ja teil Liisa Kroks jäi alla. Rolleriga sõites, oota, mul on pime. Mul kukkus see kroks ära ja siis niimoodi jäi lihtsalt alla. Kukkus vetste ju. Kroks kukkus suurde porilampi ja siis ma läksin sellele järgi, aga see oli keset teed ja ma pidin ootama, kui auto ära sõidab. Ja see auto sõitis täpselt sellest kroksist üle ja Liisal olid vilkuvad tuled
tulukesed selle Croksi küljes ja siis noh, loomulikult see pärast ei töötanud. Aga nagu täpselt sõitis sellest Croksist üle nagu, siin on, ma ei tea, siin riigis on mingi huvitav teema sellega, et muidu ikka nagu auto kuidagi põikab või noh, ma ei tea. Või no mis auto siin üldse sõidab? Tühi tee. Tuli üks auto, lähen siin. Ja üks põrnikas on siin ka. See on siis sama. Aga kuidas tema surnud? Tema siis on ka surnud, jah. See on see, keda ma enne filmisin minnes. Tahad üle tee minna? Liisa päästab tigu. Siin konn on juba alla jäänud. Aga ma võin rääkida teile ühe loo, kuidas seal Kuubal oli see... ta on elus, liigutus. Kuubal olid need krabid hästi. Läksid üle tee suured. Ja siis autod ei julgenud sõita või ei saanud sõita, sest et need lähevad kummidesse. Ja kummid lähevad kätki. Need hoopis niividi ja. Sipelgas. Nad ründavad tigu. Oota. Näed, nad söövad siin mingit väikest. Nad on punased tegevust. Kusjuures. Ei, nad ei lenda. Nad on lennanud. Ei tegelikult ma ei tea. Ei, nemad ei lenda. Aga igatahes eile oli ja ma mäletan, kuidas seal Hua Hinnis olid sipelga kujulised tiibadega olevused lendavad. Eile nad olid rohkem nagu lampide ümber ja eile nad olid rohkem lampide ümber, nad nii väga ei tulnud sinu juurde, kuigi te Liisale pähe lendas ikka mitu tükki. Aga seal Hua Hinnis nad olid niimoodi su ümber, tulid igale poole ja pluusi sisse lendasid ja nagu sipelga kujulised, aga tiibadega. Tere hommikust! Kell on 1 päeval. Meie jõudsime linna ja pidime täna vaatama tulema, et kuidas see platsil elu läheb, kus me eile vaatasime, kuidas kõik ennast kokku pakkisid südaööpaika. Aga miks sa ütlesid tere hommikust? Seal on 1 ju. Sest meil on põhimõtteliselt hommik meiega. Me just saime hommikusööki kodus ja nüüd tulime linna vähema go-worki. Siin on nagu täissugused putjad ka üle. Puuviljakud. Ei usu. Siin võiks saada väga head papaia salat. Aga see tünnidega, seda nägime eile, kuidas tema pakkis viimasena kokku ja nüüd ta on siin tagasi. Jälle siin tagasi. Töökas. Mida? Ilus sõiduk. See on nagu meil kohast oli. Külgkorviga mootorrattad Jaavaan. Royal Enfield ikkagi Inglismaa kuninglik. Pole näinud kunagi seda külgkorviga Royal Enfield. Me oleme vaatama. Siin saime omale suure laua. Puupingi, nagu ta Liisa ütleb. Pubingi. Hommikul käisime kohvil, võtsime 3 kohvi, 1 smuuti ja vett. Läks 450. Palju? Jaa, umbes. Ja nüüd käisime lõunal, terve pere sai kõhu nii täis. Ja läks 250. Ma ei tea. Läänelikud mugavused maksavad kohv, milkshake, avokaadovõiku, Caesari salat, need on kõik, ma ütleks isegi, et ulmehindadega. Ja siis saad mingi jõhra kana krevetiroa nalja hinna eest. Suuremat sorti lihamöll käib praegu. Oi, seal on veel pikkad riiulid liha. Mis nägite seal? Pole tõstukit näinud. Tõstukit pole varem näinud. See Makro on ikka korralik siuke laopood. Suurtele peredele ja ettevõtjatele. Ja. Siim läheb keikale. Seosärviga. Niimoodi. Mitte midagi vähendast pane. Riikkoodi. Riikkoodi vähendast küll. Muidugi või?
Meil ei ole rohkem. Kes ei teadnud, siis meil on siukene bränd. Oma bänd. Ostke riikoodi. Ostke riikoodi. No, kus trommid on? Siin all. Siin on kenasti maksas ära. Pagassist. Ma võtan välja, vaatan. Siin ei ole tromma siin. Kohe vaatan. Äkki? Üllatus, sa isegi ei tea. Tadaa! Kadum. Mul Versace trummid, kellel veel on. Taksudega oli tal seljas. Ma ei saa kutsuma. Aitan eestlastele taksonumbrit. Muidugi sa tead Mari-Liisi ja Raili. Kuule, Saare elu on siuke üllatavalt selline etiline. Okei. You sit there. That's it next to you. And then we do a little alpha also. I think so. Närv sees või? Internatsionaalne keika. Hi everyone, welcome. I'm gonna talk a little bit before we start with the music. I am Luna, here's my husband Rob, and here is my very good friend from Estonia, Siim. And it's been about 6 years since we have played together, and it's an honor that he's visiting the island, and yeah, I'm very grateful that you're here. Shine on your life, shine on my life. Hey, oh, hey, Anna, hey, hey, oh, hey, oh, sister moon, oh, sister moon, oh, sister moon. Hey, Anna, hey, Anna, hey, 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 Anna, hey, Anna, hey. Näete, seal on Walking Street. Suurelt on kirjutatud Walking Street. Aga ma ei saa aru, seal ikkagi sõidetakse rolleritega, isegi autodega nagu näha. Ja see on ülilühike ka nagu oleks mingi räige jalakäijate tänav, mingi tohutu promenaad. Walking Street nii suurelt. Ja tegelikult see on mingi väike baaride tänav ja ikkagi seal sõidetakse rolleritega, sa pead seal olema ääres. Vaadake, mis sõõrkuul ümber on. Siin on, kus ma käsin näitab. Vette igatahes. Vette tasus hüppab. Ära kivi peale hüppa vette. Okei. No nii. Oota hüppab.
Samasse kohta hüppa, kus ta näetas. Ja nüüd hüppan. Jah, hüppa. Vaata nüüd, salta nüüd. Et see on eeskuju. Nii käibki, et elus on vaja eeskujusid. Ja praegu oli see, et 3 vene poissi tulid, hüppasid siin järjest, Liisa oli vees nalgades, mõtles, et tahab ka hüpata. Tuli siia, siis keegi enam hüppanud, ei julge. Aga need julges lõpp. Noh, nüüd tagurpidi Santo. Ma võtan neid ära. Need läheb mul siia poole. Ja nüüd näete, kuidas ma hüppan. Oota, nüüd läheb see onu. Okay, tore. Varsti näete, kuidas ma hüppan vees siia peale. Me siin õues istume ja oi, mis sina vaatad siin? Suur igatsest oli peale või? Viru ring. Tegelikult oli see, et ma suhtlesin klientidega. Reede õhtu on kella 4:53 ja mõtlesin, et hakkavad kohe koju minema töölt ära. Et kas nad veel vastavad mulle ja siis mul kohe tuli silme ette see, et juba kell 5 pime lähevad koju. Aga siis ma mõtlesin, kas seal on kell 5 pime ja siis vaatasin järgi, et ei ole, väga ilus on. Tipptund. Jaa, väga ilus. Väga ilusad kuivad teed on praegu ja sellisesse Tallinnasse on lust ja rõõm tulla. Midagi. Siin teeb kookosõli. Ma just rääkisin sellest walking streetist, et see ei ole ju mingi walking street on ju sellest siin. Aga täna, vaadake nüüd. Only Friday. Täna on reede ja täna on sellest tõesti saanud walking street, jah. Korralik simman käib siin. Ja mul ei ole ikka veel meelde tulnud, mis see Pärnu festivali nimi on augustikuus Supeluse tänaval. Jah.